Kas sa oled märganud juba, kuidas sinu emotsionaalne seisund, sinu emotsionaalsed ihad või siis näiteks mingi sihuke emotsionaalselt tühjaks jooksnud tunne või siis mõni rahuldamata emotsionaalne baasvajadus, lähedus, turvatunne, hoolitsus, kallistus, füüsiline puudutus. Kuidas kõik need võivad panna sind toiduga liialdama? Kas sa üldse oled kohati toiduga liialdaja? Et sihuke, et kõht on tegelikult täis, aga näksiks midagi. Või siis lähen poodi piima järele, tegelikult tulen tagasi mingi 2 toidukotiga ja need on täis mingit igasugust, ma ei tea, mida on ju. Ja siis, kui kodus on toitu, siis tegelikult enne ei saa ära lõpetada, kui kõik on ära söödud. Või siis lähen peenesse restorani ja tahan vastupandamatult kõike tellida. Mitte lihtsalt tellida, vaid selle kõike ära süüa, sellepärast, et come on, toitu raisata ju ei tohi. Et kas sa oled kunagi teadlikult teinud selle pausi ja küsinud, et milline on sinu suhe toiduga ja kuidas sinu emotsioonid tegelikult mõjutavad sinu toitumist ja sinu toidualaseid valikuid. Ja kui sa ei ole, siis toit ja kohati toiduga liialdamine on sinu teema või siis kipud sa üle sööma, sul on lihtsalt raske, ma ei pea üldse siin silmas mingeid kaaluprobleeme, ma räägin lihtsalt sellest seisundist ja sellest emotsioonide tuimestamisest, emotsioonide alla surumisest ja ka emotsionaalsete tühimike täitmisest või emotsionaalsete ihade rahuldamisest toiduga. Ehk siis mingisuguste aukude või tühimike täitmisest millegiga, mis tegelikult seda tühimikku ei täida, vaid tekitab hoopiski lisaraskust. Seda siis emotsionaalselt on ju ja ka füüsiliselt. Et meie suhe toiduga on valdavalt emotsionaalne ja see on nii äge, et kuidagi aasta tagasi tegin ma selle teemalise Zoomi ja tundub, et nüüd uuesti on teema hästi aktuaalseks muutunud. Seda Zoomi järelvaatamist on hakatud hästi palju küsima, selle asemel, et pakkuda tollast järelvaatamist. Ma tegelikult tegin ühe ägeda digitoote, et kui teema on sinu jaoks teema, siis sa võid piiluda kodukale, leiad sealt ühe e-raamatu ja parajaposu audiosalvestusi selle kõrvale. Aga ma tahan teiega innustada sind teadlikult pöörama tähelepanu enda emotsioonidele, seda nii defineeritud, defineerimata emotsioonidega ja pidama silmas seda, et defineerimata emotsioonidega võid olla sina veel palju suurem sihuke olukorrapõhine või keskkondlik toiduga liialdaja. Ja kõik, mis sa sisse võtad, nii emotsionaalselt kui ka toidu näol tuleb läbi seedida ja see võib ikka võtta korralikult. See võib korralikult koormata sind ja kui su närvisüsteemil on keeruline ja sa veel lisad seedimisele raskust, läheb ikka väga raskeks, väga pikaks ajaks. Et toit ja toidu seosed emotsioonidega. Millised emotsionaalseid ihasid, selliseid sisemisi emotsionaalseid tühimikke, siuke näljane hing või näljane vaim on ju, või siis rahuldamata emotsionaalseid baasvajadusi võid just sina hakata toiduga kompenseerima ja millised on sinu alateadlikud seosed toiduga. Kas on võimalik, et sa seostad näiteks hoolt ja armastust toiduga, sellepärast et nii väljendasid sinu esivanemad seda. Või siis äkki kipud sa ennast toiduga lohutama, sellepärast et oletame, et kui sa olid hästi pisike ja siis sa nutsid ja sa tahtsid tegelikult lähedust või sul oli hirm, siis sulle anti komm või ma ei tea, pudel piimaga. Et millised on sinu alateadlikud seosed toiduga ja kuidas tegelikult ka sinu enda aktivatsioonid ja see, kas su emotsioonid on defineeritud, defineerimata, millised väravad on sul siis seal aktiivsed, kas siis ripakil või siis millise teise keskusega on sul emotsionaalkeskus ühendatud, et kuidas ka see kõik mõjutab seda, milline on sinu suhe toiduga. Küsimus ei ole niivõrd toidus, vaid selles, et hästi tihti meil on palju selliseid emotsionaalseid ihasid, millest osad ilmselgelt on ka siukse seksuaalse varjundiga. Ja siis on meil ka unistused ja siis on meil et sügavad emotsionaalsed, ma ütleks igatsused, see selline igatsus saada sügavalt puudutatud, nähtud, inspireeritud, see siuke tuli, mis tahaks luua midagi. See igatsus selle suure sisemise täidetuse küllastumuse järele. Ja siis on meil emotsionaalsed baasvajadused, mida tegelikult ei ole võimalik füüsiliste asjadega ära rahuldada. See on siuke lähedus ja puudutus ja see teadmine, et keegi on minu jaoks olemas, kui ma seda vajan. Ja ka selline
emotsionaalne intiimsus, lähedus, mind on nähtud, mind on kuuldud, see võimalus kuhugi kuuluda, teistega kokku tulla. Väga tihti toit mängib seal rolli, eriti just hõimu tasandil, kui me räägime 1949 ja 37-40 kanalitest, tegelikult kaudselt ka 659, et ikkagi need traditsioonid, et saame kokku ühise toidulaua taga, mis võib tänapäeval viia selleni, et söön üle kohtades, kus tegelikult kõht ei ole tühi, või siis oskan sõpradega kokku saada ainult söögi kõrvale. Ja siis on meil see individuaalne energiaahel läbi emotsioonide, mis tegelikult on kõige rohkem seotud, just 39-55, kõige rohkem seotud sellise toiduga sügavate emotsionaalsete tühimike täitmisega, tegelikult ka sõltuvustega, et kui seal ikkagi ei ole seda sükest sisemist kirge, ei ole võimalik, ei ole seda, mis täidaks ja toidaks hinge. Ja see on ikkagi valdavalt sellised tähendusrikkad suhted ja ilu ja looming ja inspiratsioon, siis, ja ei ole võimalik ennast ka tähendusrikkalt väljendada siin inimeste maailmas, siis sinna tekib tühimik ja tegemist on nagunii loksuva läinud energiaga, mis vahepeal jookseb tühjaks ja see tähendab seda, et seal tuleks puhata. Ja nüüd neid tühjasid kohtasid kõige sagedamini siin saabki täita just toiduga, sest see on kõige käepärasem. Emotsionaalkeskuse puhul enamusvajadusi muide on ikkagi seotud teiste inimestega, mis tähendabki seda, et nii kui sa oled üksik või kuidagi eraldanud ennast, siis toit kõige käepärasem. Ja tavaliselt siin toiduga liialdamine viib ainult veel hullemasse kohta, seda nii defineeritud kui defineerimata emotsioonide puhul. Otse loomulikult see enda kunstlik üles turgutamine, ehk siis ei puhka, vaid tegelikult püüan lihtsalt nagu mõistus ütleb, et kuule, jõu, söö rohkem, saad sealt energiat, sest tegelikult on nagu veel raskem olla. Ja siis muidugi see kollektiivne energiahäl, kus on kõik need ihad ja unistused ja fantaasiad ja tegelikult tahaks elamust, aga seostan selle kunstlikult või siis vääralt toiduga ja siis selle asemel, et kogeda ja maitsta, kipun lihtsalt üle sööma liialdama, sest äkki taustal on veel see süke eestlastele hästi omane uskumus, et taldrik tuleb tühjaks süüa, iial ei tea, äkki saab otsa, on ju. Ja mis saab üldse siis, kui sul nagu külmkapp saab tühjaks või kui su konto hakkab tühjenema, mis siis saab? Et toit ja emotsioonid ja üks selline hästi universaalne soovitus, mis on mul sulle, mis tahes võtmes, isegi siis, kui toit ei ole sinu jaoks teema ja sa juba lubad endal kogeda emotsioone, et alustuseks hästi oluline on see, et koge, luba endal tunda ja erista neid vajadusi, mis on emotsionaalse või siukse spirituaalse kvaliteediga ja mida ei saa täita millegi füüsilisega. Ja siis julge neid ka väljendada, et sa ei ole üksi, on alati neid, kes on sinu jaoks olemas. Ja siis küll oleks hea, kui sa saaksid aru, et ka kuidas igasugused kollektiivsed ja ka võib-olla perest tulnud traditsioonid, põhimõtted, uskumused toiduga mõjutavad sind täna ja võivad panna sind võib-olla mingites kohtades sõna otseses mõttes toiduga liialdama ja tekitama seeläbi endal täiesti tarbetut raskust. Et teadlikkus enne tegusid. Nii kui me räägime emotsioonidest, kas siis defineeritud või defineerimata emotsioonide võtmes, siuke võluvalem, mida päriselus on päris keeruline rakendada, see kõlab alati nii palju lihtsamalt, kui päriselus on, aga teadlikkus enne tegusid. Kannatuste spiraal sünnib siis, kui teadlikkus saabub koos tagajärgedega. Väga tihti kõiges, mis puudutab emotsioone, saabub teadlikkus alles koos tagajärgedega. Toiduvõitmes siis söön üle, alles siis saan aru, et miks ma seda tegin, poleks pidanud tegema, siis on süü ja häbi ja halb on olla ja nii ta läheb, on ju. Et teadlikkus enne tegusid. See on parim viis lõhkuda automaatseid mustreid ja muuta ka mingeid seoseid. Teadlikkus enne tegusid. Ma tunnen iha, ma luban endal iha tunda või siis ma tunnen mingit tunnet, emotsiooni. Ma luban endal seda tunda, võib-olla isegi parimal juhul annan selle nimetuse, saan aru, mis on tegelik iha all ja alles siis otsustan, kas ma tahan sellele järgi anda. Kui annan järgi, naudin täiega. Kui ma vajan midagi muud, kui ma vajan kallistust või vajan lähedust või tahan tunda kuuluvust, siis sellel tegelikult ei ole otseselt füüsilise toidu söömisega või tarbimisega mitte mingit seost. Ehk siis teadlikkus enne tegusid ja kui teema on sinu jaoks aktuaalne, siis võid vaadata kodukale. Äkki see e-raamat koos audiosalvestustega kõnetab sind.